väga raske on lohutada, sest eks need probleemid on olemas. Mida teha saab? Meie ametkonna vaatenurgast ja vastavalt meie pädevusele. Esiteks on hea, kui vaidlusega ei peagi kohtusse jõudma. Et kui me võtame näiteks laste hooldusõiguse vaidlused, mis sageli lähevad väga pikaks, väga emotsionaalseks, võtavad ka kohtunikult palju aega ja närve. Et kui loodaks selline peresuhete vahendusteenus lahutavatele vanematele, kus keskmesse asetatakse lapse huvid ja selgitatakse ära, et milline elukorraldus oleks lapse huvides ja mis oleks ka nendele vanematele jõu ja meelepärane, et siis see näiteks vabastaks kohturessurssi päris hästi. Et loomulikult lõpuks kohtusse mineku võimalus peab jääma, aga täna jõuavad kas või seda tüüpi küsimused kohtusse sellepärast, et need kohtueelsed võimalused ei ole küllalt head. Et võib-olla ka see perelepituse sõna on eksitav, sest et kui ikkagi on otsustatud minna lahku näiteks ühel kahest abielupoolest või mõlemal on tegelikult uus perekond tekkinud või tekkimas, et siis see olukord niimoodi on läinud. Ja nüüd on küsimus, kuidas edasi ja kui peres on lapsed, siis nende huvid peavad saama kaitstud, et nendest saavad kasvada head ja rahulikud inimesed. Ja siin on tegelikult eeskujusid, millest õppida ja õnneks riik sellega ka tegeleb. Mis puudutab halduskohtute koormust, siis kui ametnikud suudavad otsuseid teha ja põhjendada paremini, jällegi tõmbaks seda koormust oluliselt alla. Keeruline on paluda, et Euroopa Liit, kes näiteks halduskohtute koormust oma väga segaste aktidega päris kõvasti kasvatab, et nemad hakkaksid pisut selgemalt väljenduma. Et kui tuleb Euroopa Liidu nõudeid seal rakendada või siis nendest juhinduvaid siseriiklikke õigusakte, et siis see tekst, mis seal on, oleks selgem, et kohtunikul oleks lihtsam teha ühelt poolt kindlaks faktid, lihtne oleks aru saada, mida ütleb norm ja nüüd tuleb see loogiline argumentatsioon lihtsalt sinna vahele panna. Lihtsalt tähendab, tihtipeale ei ole sugugi mitte nii lihtne muidugi mõista. Siis on naabritevahelised lepitamatud vaidlused nagu Andres ja Pearu. Seal ei ole mitte midagi teha. Siin tavaliselt kindlasti öeldakse, et juba koolis peaks õpetama, et katsu oma naabriga ikka enam-vähem kenasti läbi saada ja et iga 3 puu pärast, mida tuleks näiteks maha võtta või iga teejupi pärast ei ole tarvis kohtusse minna, vaid lihtsalt rahulikult omavahel asi läbi rääkida, et näiteks seesama John Rawlsi teadmatuse loor on üks väga hea alus, kuidas moodi üritada aru saada, mis oleks mõlemale poolele nagu õiglane lahendus. Et kui ühe puud segavad teise vaadet näiteks või kui sul on tee, mis tuleb läbi teise krundi, et sa siis suudad natukene panna ennast ka teise kingadesse, mitte ei ole ainult minu õigus kogu maailm ja mitte keegi teine mind ei huvita. Tegelikult on mõistlik naabritega läbi saada, sest ühel hetkel võivad sind tabada mingid saatuselöögid, sul võib tegelikult tema abi vaja olla. Et kuidagi et kuidas seda niisugust läbisaamist süvendada, ei oska öelda. Ma küll ei taha kooli selga jälle seda koormat panna. Et ühesõnaga ühtepidi saaks kohtute koormust vähendada. Teiseks, mida ma olen näinud õiguskantsleri ametkonnas, ma ei oska öelda muidugi teiste asutuste kohta, ei tunne nii täpselt, aga mulle näib, et asjade lahendamise aega saab lühendada, kui jätta ära mõningaid bürokraatlikke sisulise vajaduseta toiminguid. Ja kui lubada inimestel rakendada oma loomingulisust ja teadmisi, ja mitte nõuda tohutult pikki dokumente. Näiteks Euroopa Liidu kohtus on ka kaebustele kehtestatud mahupiirid, et ka oma keerulise nõude pead sa suutma esitada teatud arvul lehekülgedel. Jälle aitaks nii õigusabiteenuse eest maksjat veidral moel, kui aitaks kohut. Sest see on üks halb usk, mis on Eestis levinud, et kui sa kirjutad hästi pikalt ja hästi keeruliselt, siis see on suur töö. Aga kui sa kirjutad lühidalt ja selgelt, siis see oli väike töö. Tegelikkus on vastupidine. Lühidalt ja selgelt on väga palju raskem kirjutada, kui kleepida kokku terve hulk asjasse puutumatuid erinevaid kohtulahendeid näiteks. Nii et mulle tundub, et seda probleemi tuleb hakata lahendama selle poole pealt, et kohtute koormust vähendada seal, kus seda annab teha, põhiseaduslikke väärtusi rikkumata. Et võib-olla, kui õnnestub ühiskonnana liikuda sinnapoole, et kõik saavad aru, et tegelikult väiksel ühiskonnal on väga palju väga häid omadusi, on ka teatav nõudlikkus. Ja nõudlikkus seisneb selles, et siin tasub inimestega läbi saada.
kõik me saame üksteisega kuskil jälle kokku. Ja kui suhtumine on selline, siis võib-olla iga hinna eest ei ürita iga oma solvumist või eelarvamust teise najal välja elada ja kui tarvis, siis kohtuni välja. Ja jah, ega muud ei oskagi öelda, mis me omalt poolt teha saame siin olukorras, kus siis haldusõiguse gurmaanidele üks väga huvitav teema, üldkorraldus, tema kasutamine, et õiguskantsler seda vaidlustada ei saa, ma küll pean õigeks, et hakkaks saama, aga ühesõnaga näiteks kõik koroonapiirangud, mis kehtivad määratlemata arvu juhtumite, määratlemata arvu inimeste jaoks, on kehtestatud üldkorraldusega, mis oma olemuselt on samaväärne seadusega või määrusega ja tõenäoliselt peaks olema isegi seadus. Et siis see on nüüd tõugatud justkui üksikakti vormi ja seda saab vaidlustada halduskohtus, inimene ise. Ja mida me nüüd näeme? Inimene ise riigiga kohut käima minna ei taha. Ta tahab, et läheks õiguskantsler või keegi teine. Ka ettevõtjad ei taha, kellel tegelikult on raha, väga head õigusabi, nagu te viitasite, on võimalik kasutada, aga nemad ütlevad, et me tahaks toetusi saada. Aga õiguskantsler, äkki te saate need piirangud maha. Nii et ma arvan, et siin lihtsalt vastust ei ole, aga jah, nendel juhtudel, kus me ise ei saa vaidlustada, siis me oleme vähemalt püüdnud ja kui tegelikult vaidlusel on perspektiivi, näidata need põhilised väited ära, millega saaks kohtusse minna.